oleks valmis. Vivatbet. Georg Linnamäe, väike puhkus on möödas, Sardiinias sind ei olnud, nüüd oled jälle kohal. Testikatse sõidetud, tuli päris hästi välja, aga kuidas siuke tunne on? Jaa, siuke puhas, mõistlik sõit, ma arvan, et enam sellise approachiga me tahamegi seda rallit sõita, et siin teed on võrreldes eelmiste aastatega, ma ütleks, oluliselt kehvemas seisus, et peab mõistusega asja võtma. Milles see teede kehvem seis kõige rohkem siis väljendub? Hästi palju on maakivi väljas ja selliseid, mis ma ütlen, nagu astmeid tekkinud, et kus lihtsalt on lihtne ref või midagi tõsisemat ära lõhkuda, et ma arvan, et siin tuleb pigem mõelda pika mängu peale, et võib-olla kui alguses natuke kaotad, siis lihtsalt tuleb nagu, ei tohi nagu pead kaotada ja jääda nagu oma plaani juurde. No Sardiinias siin polnud, kuidas see paus sul sinu jaoks möödus, et viimane oli siis Portugalis maikuus, nüüd on juuni lõpp juba, et kuidas sa seda aega vahepeal sisustasid ja palju sa said autot ja iseennast Kreeka jaoks ette valmistada? No ega selles mõttes, et ilmselgelt oleks hea, kui saaks kogu aeg sõita, aga paraku see lihtsalt ei olnud meil see hooaeg realistlik ja ma otsustasin oma vaheajal minna Rolfile ja Aronile kaasa elama, et Nürburgringile, et lihtsalt tundus tore ikkagi mootorispordi seltsis oma puhkust veeta, aga jah, selles mõttes testida me saime ühe päeva, siuke üpriski tüüpiline test jälle, ei midagi nagu erilist raporteerida üle. No sa siiani vaatad seda hooaja kulgu, et küsida vist, kui rahul sa oled, võib-olla ei ole ka päris õige, et väga rahul ma usun, et ei ole, aga kuidas sa ise nagu hindad ja mis variante ja võimalusi sa nüüd hooaja järgmiseks osaks endal näed? Eks jah, ütleme, et väga siuke keeruline hooaeg on olnud ja ei ole praegu ennast väga heasse positsiooni pannud järgmiseks hooajaks, et ega meil midagi muud teha ei ole, kui jätkata proovimist ja loodetavasti see ralli läheb paremini. No kuuldavasti sa soovisid korraga WRC autoga starti tulla Rally Estonial, et see projekt ebanestis, kui palju see sinu meeleolu mõjutas? No see nägi enam-vähem selline välja, et mulle peale Rally Estoniat helistati ja öeldi, et promootor oleks huvitatud toetamisest, nii minu kui Roberti toetamisest. See oli veel üpriski, see oli kuskil septembris või midagi sellist, ega ausalt öeldes, ega ma teadsin, et selle aja jooksul võib veel kõike juhtuda, aga ma lootusi väga nagu üles ajanud. Ma ütleme, et mõnes mõttes vahest teades, kuidas nagu promootor oma asja siin ajab, siis ma nagu ootasin põhimõtteliselt sellist asja, et see lõpuks ikkagi jääb ära, et eks ta kahju on ikka, ma oleks väga soovinud Rally 1 autot proovida, aga paraku on nii. No iga rallimehe unistus vist on vähemalt korra ikkagi selle põhiautoga ära sõita, et sa ei ole seda maha matnud. Ma maha ei ole seda kindlasti matnud, aga ütleme, et ilma mingisuguse toetuseta on see kindlasti üpriski, see ei ole väga realistlik. Ehk siis tuleb praegult ikkagi WRC2 või Rally 2 autoga sõita nii kõvasti, kui torust tuleb ja siis võivad igast toetused võimalused avaneda? No see on põhimõtteliselt plaan jah, et praegu sellest plaanist väga asja ei ole veel saanud, aga loodetavasti ülejäänud hooaeg läheb kenasti. Edu sulle! Aitäh!